Tere tulemast aprillikuu taroskoopi kaksikud, vaatame, mida toob alanud kuu teile. Kaksikutel on sel kuul mingisuguse teavituse, info või sõnumiga seotud ooteaeg. Ehk siis, kas te juba teate hetkel, mida te ootate, või siis te ei tea, aga igal juhul selle kuu jooksul tuleb teile mingisugune informatsioon, mille põhjal siis edasi liikuda. Kui te nüüd teate, mis see on või ootate mingisugust kindlat infot või muutust või lepingut, siis te just nagu tunnete, et see hoiab teid kinni või see on asi, mis teil ei lase mõelda, tegutseda, liikuda. Ja kui te ei tea veel, siis kui see info tuleb, teil on selline tunne, et see just nagu naelutab teid paigale või seob millegagi. See ei tule päris ootamatult, see on asi, mille kohta teil on olemas teadmine või info. Aga see, millistel tingimustel see asi teile ilmub, tuleb võib-olla pisut jalustrabavalt või ootamatult. Ehk siis siin on nüüd üleskutse, et võtke seda asja natukene lihtsamalt ja kergemini. Ärge laske ennast nii-öelda jalust rabada sellel infol või siis ärge tundke ennast, et te olete nüüd just nagu seotud, kuna siin mõlemal kaardil on nii-öelda ketid, millega siis seotud, et see seotuse tunne käib hästi tugevalt läbi. Ent sellegipoolest võiks just nagu mitte tunda seda, sest see ei ole just nagu oluline, sellepärast et see asi, mis teile sellel kuul teatavaks saab või kätte nii-öelda ulatatakse, pigem aitab teid edasi just sellest seismisest, mis teil natuke aega nüüd on ehk olnud. Ehk siis ja seda juhul, kui te ise sellest aru saate ja edasi liikuma hakkate, ka praegu te saaksite tegelikult liikuda ilma seda infot ootamata, te ei peaks just nagu laskma sellel oma elu üle võtta ja juhtida. Elu on ka väljaspool muid asju, ehk siis nautige kevadet ja tehke mingisugune jalutuskäik veekogu äärde, vaadake, kuidas loodus ärkab ja hakake ise ka just nagu ärkama ja liigutama. Ehk siis see info, mis teile tuleb, on lõppkokkuvõttes vajalik ja kasulik, mitte selline, nagu see mulje teile alguses sellest jäi või jääb. Aitäh ja olge hoitud!